Jeesuse mälestuskivi avamisele. Ja me alustame selle kivi avamist ja pühitsemist ja laulame laululehtedelt esimese laulu Tähtede taga. Olgu meie kõik. Armsad arstid ja teised külalised, me oleme kogunenud, et avada mälestuskivi kõikidele, kes on juba leidnud puhkepaiga siin arstide valmistu mälestusplatsil ja ka nendele, kes soovivad kunagi siia puhkama saada. Palun avada see kivi pealt kate. Kõik, mis meil on ja mida me saavutame, tuleb õnnistusena sinu käest. Õpeta meid märkama sinu heategusid ja ava meie südamed tänama. Aita meil sinu ande arukalt kasutada, seda palume Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Me kuulame Jumala sõna lugemist Jeesus Siiraki tarkuse raamatust, mille alapealkiri on Arst ja haigus. Austa arsti, sa ju vajad teda austusega, mis temale kuulub, sest Issand on loonud ka tema. Sest terveks tegemine tuleb kõige kõrgemalt ja arst saab kingitusi kuningalt. Arsti oskus tõstab tema pea püsti ja teda imetlevad suured isandad. Issand laseb maast võrsuda ravimtaimi ja mõistlik mees ei põlga neid. Eks puu mõjul muutunud vesi magusaks, et Issanda vägevus saaks tuntuks. Jah, tema on andnud inimesele oskuse, et teda austataks tema imetegude pärast. Nende taimede abil ta ravib ja vaigistab valu ja salvisegaja valmistab neist vajalikku võide. Jah, Issanda tegu ei lakka iialgi ja temalt tuleb õnnistus maa peale. Laps, kui jääd haigeks, siis ära ole hooletu, vaid palu Issandat ja tema teeb sinu terveks. Hoidu eksimusest ja korralda oma käte teod ning puhasta süda kõigest patust. Ohverda healõhnaline ohver ja meenutusohver peenjahust, ka rasvane ohvriand oma võimaluste järgi. Ka arstile anna võimalus, sest Issand on loonud ka tema ja ära hoia teda enesest eemal, sest temagi on vajalik. On aegu, millal abi on
nende käes. Sest ka nemad paluvad Issandat, et neil õnnestuks leevendus ja ravi, et säilitada elu. Kes pattu teeb oma looja ees, see jõudku arsti käte alla. Aamen. Kallid arstid ja kõik lähedased, kes olete tulnud täna osa saama sellest tänulikust sündmusest, kui pühitseme mälestuskivi endistele kolleegidele, sõpradele ja lähedastele. Nagu me just äsja kuulsime, on arsti elukutse midagi nii tähtsat, et see pole märkimata jäänud isegi Jumala sõnast. Kas see pole isegi mingit moodi privileeg teha terveks looja poolt loodud ning katki läinud looming? Näeme ka Jeesuse elukäigust, kuidas ta parandab haigeid, teeb pimedaks nägijaid, kurdid kuulma ja aitab jalutut kõndima. Aga kindlasti olete kõik nõus, et olulisim osa on paranemisel selles, mis toimub inimese peas ning hinges. Ilma lootuse ning usuta ei ole head tulemust oodata. Küllap olete ka ise oma töös kokku puutunud olukordadega, kus toimub nii-öelda ime. Midagi sellist, mida on raske seletada. Just nagu kuulsime, on aegu, millal abi on nende käes, sest ka nemad paluvad Issandat, et neil õnnestuks leevendus ja ravi, et säilitada elu, mis ühel hetkel lõpeb ning tuleb minna puhkama. Kiviks on valge kivikuup, mis on Kristuse sümbol, ning selle peal olevateks märkideks on madu ja karikas, mis sümboliseerivad, et meedik peab olema tark nagu madu, kusjuures tarkus seisneb jumalike teadmiste ammutamises karikast. Teadmised ja tarkused on valgus ning meenutagu see valge kivikuup, et mida rohkem on valgust, seda vähem on pimedust ka selles maailmas, kus me elame. Kiidetud oled sina, Issand meie Jumal, sinu käest tulevad kõik head annid. Kõigeväeline Jumal, kõik, mis sina oled loonud, on hea ja miski pole taunitav, kui me seda sinu kingina vastu võtame. Me ülistame sind ning täname sinu abi ja kõige hea eest. Pühitse meile see mälestuskivi ja anna, et me meenutaksime kõiki lahkunuid tänumeelest, kasvaksime usus ning saaksime osa sinu õnnistusest ja kaitsest. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi. Aamen. Ja meie palume üheskoos Jeesuse poolt õpetatud sõnadega meie Isa palve. Meie Isa,
kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Õnnistagu teid kõigeväeline Jumal, Isa ja Poeg ja Püha Vaim. Aamen. Ainult pääse lohutuseks mulle, sammu haaval möödub elutee. Isa taevas valvab kõige üle, julgeks teeb see lapse südame. Tean, et mulle minu isa mõtleb, iga päev nii oma osa saab. Kas mu teel mind rõõm või mure ootab, õnn või valub julgena, võin alata nüüd päevam, sinu tõotusi siin uskudes. Lohutus, mis sinu sõna sees, ilma olla võin su armu hõlmas, tulgu siis, mis tulla lubad saan. Silmapilgu elan siin ma ilmas ja siis aljab hommik rahumaa. Mõtted. Ja annetus läheb Lüganuse kirikule, sellepärast, et selle Lüganuse kiriku diakon Tõnu Tamm oli täna teenija siin selles suhtes siis.